lahendasime mõne probleemi. Idee poolest, kui gaasi ei peaks tõstma, siis number 6 on ees. Ma tahaks selle sidurist natuke sotti saada, millal see käiguvahetus täpselt õige aeg on ja millal see sidur libiseb ja millal ta ei libise. Kas me peame kaalu juurde panema või ei pea kaalu juurde panema? Käiguvahetus reduktor tuli lahti. Ei vahetanud käiku ära. No ma keerasin seda, lõi manomeetri kuradi selle klaasiga mine. See ongi sealt lahti plastmassiga, see ei ole midagi. Aga see keerasin nii palju kui saivad. Siis oli ta tühi juba, ma arvan, et sellepärast käiku ei vahetanud. Ilmselt oli hea logisõit. Käiku ei vahetanud jäi. Ma arvan, et kas baloonis oli õhku või ei olnud? Ei, oli küll vist, see võib-olla läkski balloon tühjaks, sest et ta hakkas mul susisema burn-out'i aeg. Ja ma kuulsin, et ta täiega tuli, on ja? Siis ma võtsin siit, ütlesin Karolile, mul susiseb. Karol jooks kohale, balloon täiega, see mutter ei lahti. Siis ta keeras ballooni kinni, aga ta oli vist jooksnud rõhk niimoodi maha, et ta ei vahetanudki käiku. Eriline, ütleme selline lootus, et täna saame kell 8 lasta, aga vaata, kui seda rada ära õlitati, siis tundub, et neil on vaja seda aega, et seda koristada ja nad ei viitsi öösel teha seda. No on ikka kuradi laiskost. Niigi on seda vähe, seda valget aega, kui saab võidu sõita. Aga nüüd, mis ikka, lõpetati siis võistlus ära ennem, ma rõhutan, ennem kella 6, pool tundi. Kus on see õiglus? Ja nüüd on olukord selline, et meil ei muud üle, me lihtsalt teeme oma siuksed nipet-näpet muutused ja siis homme hommikul 9.30 hakkavad stardid ja me oleme ilmselt siis kuskil tund aega peale algust oleme siis platsis ja läheme teeme oma selle kõik või mitte midagi sõidu jälle nagu alati. Kurat, ma ei saa keskenduda, kui kedagi kõrval pole, saad aru? Mul on vaja kõrvale näiteks niskavara, saad aru? Ja siis hakkame kõik asjad, autole meeldib ka, kui tal on konkurent kõrval. Üksi päini vura nagu kuradi loll siin puude vahel täis. No hea küll, homme uuesti, tšau. Praegu tens, kuidas öelda siis, sidurikiiruse andurit natukene reguleeringi. Ei saa seda õieti lugema, tulevad vead sissegi. Aga niimoodi maha nii. Kraani kauss on tolmu täis või? Panen korra süüa. No ikka natuke. Kuna meil on see magnetandur, siis me panime natuke kaugust juurde. Stantsi nagu talle magneti suhtes. Et äkki meil on probleeme üle 9000 pöörde lugemisega. Siis kaob signaal ära. Äkki saame korda. Meil on metanoli auto, siis eriti metanoliga ei segune ja siis öökode, kui ta siin seisab, siis õli läheb alla ja metanol tuleb peale ja siis meil on siukene kraan siia tehtud, mis laseme ülevalt vee välja metanoli. Eile oli väikene esimese sõidus oli väike õlileke, siis me lubasime suure häälega siin korda teha, aga viimane sõit jäi nagu meie loodetud 4 sõidust jäi, siis saime ainult 2 sõidki sõita, siis hakkasime õhtul kohe käigukastiga siin möllama ja
väike õlileke sai siis niimoodi ära parandatud. See ei ole nagu viga, mis meid sõitmast takistaks, aga praegu hetkel peame väikeste pampersitega läbi ajama. See on rohkem, kui me sellist viga tahaksime ära likvideerida, siis me peaksime pool mootorit lahti lammutama. Aga kuna mootori logides kõik õlirõhud ja kõik asjad on korras, siis on ainult mootori sisene üle rõhk, nii et kaane all on lihtsalt liiga palju õli, mis valedes kohtadest välja tahab tulla. Tiim oli päris lootusrikas, et me ikkagi pääseme hommikul kohe esimeses ringis peale, aga kuna seal on nagu kellaaja järgi ja kell 11 tuleb poruklassid, Pro Mod, Pro Stockid ja Top Fuelid tulevad peale, siis me kahjuks ei mahtunud ennem seda rajale, nii et nüüd on nagu 2 varianti, kas sõidame täna ühe korra kell 2 või sõidame 2 korda kell 2 ja kell 5 umbes. Nii et nii kaua peame siis passima siin. No, mis passimine ikka on, selles on lahe ka minna vaatama neid pro-klasse, aga siis me tulime siia ikkagi sõitma, mitte lihtsalt nagu turistiks. Päev otsa olen võidu sõitnud. Kuskil ma tegelikult olengi mõtetes kogu aeg võidu sõitnud, aga ise istun raja kõrval. Väsitav päev oli. Aga meil on alati selliseks puhuks omad uued trikid, nii et varsti katame laua ja läheb jälle see reis edasi, mis eile lõppes. Täna küll lootsime, et läheb natuke leebemalt, et tegeleme rohkem võidusõiduga, aga tuleb välja, et 10 aastat juba ühtemoodi siin riigis. Ikka ühtemoodi. Aga meil on tavaliselt auto on üllatanud, kui tuleb väga selline madal seis, tõsine madal seis, siis sellest sopast ujume välja alati finaalis või kellegi vastu. Väga kriitilises olukorras ärkab see mees ellu ja ärkab see mees ellu. Vaat nii, et ju ta läheb jälle nii. Tere, kokarubriik. Teeme täna siis pannkoogi päeva lõpetuseks. Väga oli kokanurk. Mullivesi, jahu, keefir, hakutrell, mikser.
olgu Taavi ja Karol meile tänulikud. Läks teeme uuesti. Oleme Taavile ja Karolile nüüd tänulikud. Tänan. Aitäh. Palun. Laupäeva hommik on käes ja kauaoodatud sõidud hakkavad meil umbes, mis meil on poole tunni pärast, poole tunni pärast peame käima. Jah, 1,5 pärast me juba sõidame ja me proovime teha, kui sa vaatad nüüd siia allapoole, proovime teha vähemalt kiirendusmaailmas küll esimest korda nii, et me teeme otseülekande sõidust internetti. Sest Facebooki lehele vaatame, palju see kuulsust kogumine. Aga mul on üks mure. Mul on vaja natuke Väinsi abi, sest et see kuradi telefon ei ole stabiilne siin. Ma võin hoidma seda või? Mul on küll niisugune tunne, et keegi peab tulema hoidma seda, sellepärast et kui ma praegu vaatan, et see pilt võib üsna uduseks minna. Seda rahulikult? Ma proovin siis jah, ilma tire-shake'ita. Tire-shake tuleb, siis te kogete seda, mida mina siin autos otse või laivis, see on päris lahe. Meil on küll kiired selles. Sisse laski konnektor pooleks. Võtsin mingi... Miks ta niimoodi selle puru tegi? Kus balloon on? Jah. Nii. Selle on lahti. Need jah. Läsinud ka. Seda kohta me pole keevitanud, alati seda kohta vaata keevitanud. Just siis oli siin mingi tagasilöök, backfire nii-öelda silindrisse ja sisse laskes. Vana kollektor kädi läsimust raud. Keevitamine õnnestus. See ei ole normaalne reis. Arvasime, et saime sellise hea ajaakna, et saame veel täna hommikul kohe rajal nagu ikka. Siis avastati, et kuradi kiirabi on kuskil vaja. Ega see on ju selle kuradi piirkonna ainuke kiirabi, see läks ju turgutama kedagi. Ja terve võistlus pandi seisma, nii et põhimõtteliselt mingi 40 minutit võistlus seisis. Ja tänu sellele siis tuli jälle pro-klasside kellaaeg peale, nii et nägemist, täiesti uskumatu päev. Täna sõita saab ikka? Kindlasti saab. Täna on ju laupäev ja täna karudel on ka pidupäev, et nad ei lähe nii vara magama ja siis võib juhtuda, et lastakse kella 8-ni. Või ma ei tea, mis loomade pärast nad siin muretsevad, aga igal juhul nagu ajuvaba ülereguleerimine käib ja ma vaatan, et Eestis hakkab ka üsna samasugune olukord tekkima meie seal Ladvikus ja siis õnneks ikka räägimaailma ei jõua nii kaua, kui ma sõidan. Eks see nii algabki. Keelustatakse ravimid, viin, lõpuks ei tohi õhtul õues käia ja siis ei tohi enam bensiiniga mootorid olla ja nii see hakkab, vaata. Olemegi varstina ju Soomes.